Kas on veel vaja midagi öelda? Võiks mõnes mõttes öelda, et kõik on juba öeldud tänasel päeval ja on hästi öeldud. Tänu Jumalale selle eest. Me elame keerulisel ajal ja mõnikord tekib meil väsimus. Südames Jumal teab, mis meil on juba aegade algusest. Ta ütleb juba Noa ajal, et inimese südame mõtlemised on iga päev üksnes kurjad. Johannese evangeeliumis tuletatakse meile meelde, et Jeesus ise ütleb, et ta ei usaldanud ennast inimeste kätte, et ta teadis, mis inimeste südames toimub. Inimesed tahtsid teha teda kuningaks, kasutada teda oma eesmärkidel. Ja on ka hoiatus, et kui ajad lähevad raskeks, et meie armastus võib jahtuda, kui ülekohus läheb suureks. Ja ma usun, et paljud meist võivad kogeda seda väsimust ja tüdimust nendest aegadest. Aga siin on meil endale ja üksteisele vaja meelde tuletada, et mida me tegelikult siin koos kogudusena teeme ja miks me siin oleme üldse koos. Me oleme selleks, et üksteist julgustada, et üksteist üles ehitada. Ja seda võib-olla suuremal määral, kui me oskame ise ette kujutada. Jumal on meie pärast üsna palju vaeva näinud ja meie heaks palju vaeva näinud. Ma usun, et me oleme seda kõik tähele pannud oma elus. Jumal oli tükk aega taevas, kuigi ta oli üsna lähedal, aga siis ta otsustas tulla veel lähemale. Jeesus tuli meie ellu. Ja kõigile, kes Jeesuse vastu võtavad, annab ta meelevalla olla Jumala laps. Jumal on meile annetanud Jeesuses nii palju, rohkem kui vaja. Ta on ülirikkalik ja ta ise on öelnud, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ma annan teile elu ja seda ülirohkesti. Mõnikord on öeldud, et kõike ülirohkesti, aga vana tõlge minu arvates on selle koha pealt hästi täpne, et või on ka uues tõlkes, ma praegu täpselt ei mäleta, aga Jumal tahab anda meile elu ja seda ülirohkesti. Ja see elu on temas endas, see elu on temas ja tema tahab, et see elu oleks meis. Jumalal on meist hea meel. Mõni võib-olla mõtleb, et peaks nagu õigest järjekorrast algama ja ma ise olen ka hirmsasti olnud sellise järjekorra inimene. Teoloogia koolis õpetatakse meile sellist asja nagu ordo salutis. See tähendab, et milline on õige päästmise järjekord, et missugune punkt tuleb esimesena, et mida sa pead kõigepealt tegema, mis sellele järgneb, kas enne puudutab Jumala arm sind või enne sa parandad meelt või kuidas Jumal neid asju teeb. Aga ma ise olen kogenud seda, et Jumal veel kui ma ei uskunud temasse ja ei olnud tahtnud isegi meelt parandada, ta puudutas mind oma armastusega. Ja siis ma läksin teele. Siis ma sain päevast päeva proovida kõiki neid meeleparanduse asju, patukahetsust, eksimist, taas püsti tõusmist, Jumalaga koos käimist, seda, kui raske on pühitsuselu. Aga täna ma tahan öelda, et Jumalal on sinust hea meel. Ja ma jäin kuidagi kinni Pauluse kirja Efeslastele,
mis algab täpselt nii, nagu sina, Andrus, alustasid täna. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Tänu sulle, Jeesus. Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Meid ette määrates lapse õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise hea meelt mööda. Jumalal on meist hea meel. Aga see ei ole veel kõik. Meil on ka lunastus tema vere läbi. Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda, millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Ei ole teemaks ainult see, et sa oled pattu teinud, vaid küsimus on selles, et mis sealt edasi tuleb. Sealt tuleb lunastus, sealt tuleb üleastumiste andeks saamine, sealt tuleb kohtumine Jeesusega, sealt tuleb rõõm, tema hea meel meist ja ta teeb meid ülirikkalikuks oma tunnetuses, oma tarkuses, selles, mida ta tahab igaühe meie kaudu teha sinu kõrval istujale, sellele maailmale. Sa oled palju olulisem, kui sa arvad, et sa oled. Sind on palju rohkem Jumalal vaja, kui sa arvad. Jumalal on meie eluga hea plaan. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Jumal on hämmastav. Jumal on kopeerinud ennast meie kõigi sisse. Ja ometi on ta üks Jumal. Ja tema suurejooneline plaan on see, et me kõik võiksime peegeldada teda, olla otse kui tema, kogeda suurt rõõmu sellest olemisest temas, Jeesuses. Meil on siin üks isikukultus käimas. Me ei räägi Jumalast kui ideest või mingisugusest printsiibist, mille järgi elada. Me räägime isikust, me räägime Jeesusest, me räägime kuningate kuningast, kes tahab sinuga isiklikku suhet. Ja see ongi kõik. Nii nagu sinu suurim igatsus on kogeda ühendust, kogeda kontakti teise inimesega. Kontakt on üks meie suurimaid igatsusi. Inimestena, sest me vajame seda. Mulle meenus korraks leibade lugu. Jeesus tegi ime, ta toitis paljusid inimesi. Ja ta olekski võinud seda jääda tegema, et meil kellelgi, me võiksime igaüks öelda siin, et Jeesus, et milleks sul mind vaja on, et sinul on kõik meelevald taevas ja maa peal, et sina toida inimesi, et sina saad sellega hakkama, sina oskad. Aga ta ütles jüngritele, et teie andke neile. Sina anna sellele, kes on sinu kõrval. Sina julgusta seda, kes on sinu kõrval. Sina aita seda, kes on sinu kõrval. Sina tõsta üles see, kes on sinu kõrval. Ja sa koged suurt rõõmu.
Jumal armastab sind. Jumal armastab sind. Meil on raske armastust edasi anda, kui me seda ise ei ole kogenud. Ja sellepärast on meil vaja kogeda Jumala armastust. Jumala armastus on meie südamesse välja valatud Püha Vaimu läbi, kes meil on antud. Ja selles kirjas efeslastele Paulus räägib meile Jumala elustavast armust. 2. peatükis ta ütleb, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite oma üleastumistes surnud ja pattudes. Me sageli armastame keskenduda sellele halvale, sellepärast et me ju kõik teame, kes ja millised me olime ja sageli ka oleme sellises hübriidolukorras, kus me oleme ikka veel selle lunastuse ootuses, me ootame, et Jumal päästaks, tõstaks meid üles, lunastaks, kui ta tuleb. Ja samas on meie sees see uusloodu inimene, uusloodu. Ja siin on selline vastuolu, selline pidev võitlus meie sees. Aga Jumal ei taha keskenduda nendele pattudele ja sellele süütundele, mida me endas kanname, vaid ta tahab öelda, et ta on teinud meid elavaks. Me olime surnud, aga nüüd me oleme elavad ja see on reaalsus. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Me peame uskuma armastust. Johannes on ka ühes oma kirjas öelnud, et me oleme uskunud armastust. Ja mõnikord ongi võib-olla küsimus, et kumb siis nagu tuleb enne, et kas usk või see Jumala puudutus, et kuidapidi see on. Aga ma tahan öelda, et Jumal armastab sind ja ma oma südames väga palun ja loodan, et igaüks meist võib kogeda seda armastuse puudutust täna Jumala enda käest. Aga võib-olla pisut ka minu läbi, kellele, mulle, igale ühele meist on antud see kohustus. Olge teie need, kes annavad edasi selle puudutuse, selle Jumala puudutuse. Andke teie neile süüa. Me oleme päästetud armu läbi usu kaudu ja see ei ole meist enestest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Jumal puudutab meid oma armastusega ja ta ei oota seda, et me saavutaksime teatud haridustaseme enne, kui me oleme selleks küpsed. Ja Paulus ütleb, sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Sest me oleme tema teos loodud heade tegude tegemiseks. Siit käib läbi terve meie olemuse ja identiteedi küsimus, et kes me oleme Jumalas ja millisena Jumal meid näeb. Paulus ütleb, et nüüdsest peale me ei tunne enam kedagi inimliku loomuse poolest, vaid meil on see võimalus tunda üksteist nii, nagu Jumal meid näeb. Ja me peaksime ise ennast vaatama nii, nagu Jumal meid näeb, selleks, et me saaksime vaadata teisi nii, nagu Jumal neid näeb.
Veljo rääkis eelmisel nädalal, et me liigume võidulainel ja see kuidagi julgustas mind ja puudutas ja viis nagu edasi. Et meil on see kõik, mida Jumal tegelikult meile pakub, on võit. Ja see võit on nii suur ja see võit on nii rikkalik. Ma olen oma isiklikus elus tähele pannud, et kui ma ennast haletsen või teen pattu, siis ma olen saatanast alati 2 sammu tagapool. Piltlikult ma kujutan seda ette nii nagu lohised nööriga millegi või kellegi järel. Põlved on verised, püüad ennast püsti ajada, aga ei saa. Ja sa lohised lihtsalt selle nööri otsas. Aga kui me usaldame Jumalat ja kõike seda, mis ta meie heaks on teinud, mis ta meile tegelikult on andnud ja mille haaramist ta tegelikult usus meilt ootab, see on sinu oma, see võit. Kui me teda usaldame, siis on meil see eesõigus ja eelis olla saatanast alati 2 sammu ees. 2 sammu ees. Võib-olla keegi teist on näinud seda filmi Narnia kroonikad, seal kus lõvi Aslan tõmmatakse lõpuks saatana ohverdamislauale ja ta tapetakse ära. Aga siis järsku need ohvrilauad nagu pöörduvad ja järsku on Aslan uuesti elus ja üles tõusnud, sellepärast et surmal ei olnud teda väge kinni pidada. Ja see on ka meie võimalus olla saatanast 2 sammu ees. Saatan ei teadnud seda, mis Jumalal plaanis on. On täiesti kindel selles. Ta ei kujutanud oma metsikumates unenägudeski ette, et Jeesus Kristus tõuseb surnuist üles ja et ta on igavesest ajast igavesti kuningas. Ta ei mõelnud seda välja. Selle suudab ainult Jumal välja mõelda. Jumala plaan on uus inimene, uus süda. Ja me näeme seda Vanast Testamendist, kus Jumal annab mitmes kohas tõotuse, et ma elan teie südames, ma kirjutan oma käsud teie südamelaudadele. Mitte keegi ei ütle teisele, tunne Jumalat, sellepärast et nad kõik tunnevad Jumalat. Jumala igatsus on muuta meie sisemaailm ja see paneb meid ka selles füüsilises maailmas tegelikult käituma hoopis teistmoodi, tegema teistsuguseid asju. Me saame üksteisele nii palju head teha. Vähe on vaja öelda. Me saame olla üksteisega palju armulisemad ja palju kannatlikumad. Ja mu igatsus on, et me üheskoos kogudusena, siin sina ja mina, keegi meist ei ole olulisem, kes siin ees seisab. Keegi meist ei ole vähem olulisem, kes sa täna võib-olla istud sealpool. Minul on lihtsalt ülesanne olla siin ees. See ülesanne kohustab, see annab vastutuse. Ta on ka mingil määral eesõigus, aga see ei ole selleks, et kedagi inimestest kõrgemaks tõsta või anda mingisugune eriline staatus või positsioon või au. Au kuulub Jumalale.
Palvetame. Jeesus, ma ei teagi, kuidas seda kokku võtta ja kuidas sütitada, issand, aga sina oled Jumal. Ja sina oled see, kes süütab meie südamed põlema sellise armastusega, mida me võib-olla isegi ei ole varem kogenud. Sina tervendad, issand, kõik hingehaavad. Sina annad tarkuse ja tõstad meid üles. Jumal, me vajame sind rohkem kui kunagi varem. Muuda meid, issand, muuda meid seespidise inimese poolest kauniks ja tugevaks. Selleks, et sinu isik, Jeesus, et sina saaksid meis kuju võtta, et sina võiksid ilmuda, issand. Et sina võiksid ilmuda meie elus, et sinu rist võiks ilmuda ja et meie võiksime kaduda selle risti taha peitu, et sinu au saaks ilmsiks, Jeesus. Jumal, ma palun, anna igaühele sinu armsatest täna siin, mida nad vajavad. Palju on koormaid, palju on muresid, palju on haiguseid ja palju on vaeva, issand. Ja sina ütled, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Tule, kallis Jumal, tule, kallis Püha Vaim, puuduta meid ja täida meid ja elusta meid oma armust. Aamen.